Tere hommikust, on reede 9. mai ja ma mõtlesin, et ma näitan, mida ma ka hommikuti teen. Eriti täna mul on reedeti on check-in'i päev. Ehk siis check-in'i pildid ma treenerile tegin juba ära. Ja siis on veel vaja kõhu vaakumit teha, nägu korda sättida ja siis saab süüa. Soft strums of the warm acoustic guitar blend with the gentle sound of the waves crashing against the shore. A serene melody weaves through the breeze, creating Jah, ma üldiselt teen 3-5 korda iga hommik ja nii palju kui jaksan, ehk siis hoian nii kaua, kuni jõuan seda kõhtu vaakumis. Mul on siin kenasti hommikupuder ka kaasas, mul on kaerahelbepuder, peal on pähklivõi ja siis nüüd hommikul lõikasin värsket maasikaka peale, sest et värsked marjad on nii palju paremad. Nii et let's eat! Täna on pühapäev, 11. mai ja ma käisin just Pärnus poseerimistrennis ja vau, mis emotsioonid mul on. Ma nägin esimest korda oma õlakumerust ja nagu päriselt ilusat küljepoosi. Eespoosis sain mingite nüansside osas paremini aru. Nagu see oli nii hea kogemus ja see oli mulle nii vajalik ja nagu vau, mul lihtsalt ei olegi sõnu, see oli nii hea ja tore ja ma olen lihtsalt nii õnnelik nagu näha ennast, et sul on see õlg, et sul on see selg, mis on vaja, et paistaks välja, et see kõik on olemas. Nagu vau. Ja ma sain üldse nagu nii palju siukseid näpunäiteid ja nõuandeid, nagu kuidas mingeid asju parendada, mida mul oleks vaja parendada, nagu üldse nii hea kogemus lihtsalt. I'm amazed ja ma olen lihtsalt nii õnnelik. Ja. Täna on see päev, kui mu aju on hakanud trikke tegema. Kõigest 1,5 kuud preppi tehtud ja mind games on. Ühesõnaga natukene valasin pisaraid, sest et mu aju üritab mulle öelda, et äkki ma ei ole ennast piisavalt kasvatanud nagu keha ja lihaseid. Või äkki ma üldse ei kuulu sinna lavale. Või äkki ma üldse ei peakski seda tegema. Miks ma üldse teen seda? Nagu kõik siuksed asjad lihtsalt ketravad mu peast täna. Ja kui ma tavaliselt suudan sellest üle olla, siis täna ma ei suuda. Ja see on nii raske, see on nii vastik, nagu üli vastik, sest et sügavalt sisimas ma tean, et kõik on väga hästi ja I do my best, aga jah. Tööle. Under
the shadows play. The wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truths as they flow down. Their songs entwined with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude I am found. No nii, täna on pühapäev, täna on 18. mai, kell on 1 midagi ja ma tulen just trennist. Ma olen enne trenni täna veel jõudnud kokata, küpsetada. Kuna mul on homme sünnipäev, siis ma teen kõik, mis ma saan valmis ära, et ma saaksin ülejäänud päev rahulikult olla, sest et ma täna ka juba natukene tähistan. Ja siis õhtul on muid asju ka vaja teha. Aga no õhtul ma tulen ka uuesti trenni, sest et kardio ja poseerimine on ka veel vaja teha. Ja siis mul on vaja veel õppida ka, sest et uuel nädalal mul on eksamid. Jah, mul on 2 eksamit uuel nädalal. Jah, kool on ka veel. Aga selles mõttes enesetunne on ülihea. Ma olen suutnud oma uneaja paremini sättida. Niimoodi, et ma saan kauem magada. Ja tänu sellele mul ei ole sihukest väsimustunnet või nagu üldse kuidagi viimased 3 päeva. Jah, 3 päeva on nagu väga hea enesetunne olnud ja ma täiega naudin seda, sest et mingi 2 nädalat, midagi sihukest üliväsinuna tunda on nii väsitav ja nii kohutav. Ja nii piin on asju teha, kui ei ole absoluutselt energiat, aga lihtsalt teadme, et on vaja ära teha, siis sa lihtsalt teed ära. Aga see, kui on energiat, palju lihtsam kõike teha. Palju lihtsam on hommikul ärgata, palju lihtsam trenni minna. Nagu, ma ei tea, ma täna panin kõike absoluutselt turbo pealt, märkasin kell 7 üles. Märkasin kell 7, ma sõin, ma tegin koogi valmis, panin taina kerkima, läksin poodi, käisin ühes pagarikojas, siis tulin tagasi, tegin stretsid valmis, siis sõin, koristasin kööki natukene ja siis tulin trenni, nüüd lähen koju, sätin ennast korda ja lähen linna ja siis õhtul teised asjad. Ehk siis nagu, kuna mul on energiat, siis ma jaksan ka päriselt kõike teha, mitte nagu see, et ma ei jaksa, ma ei viitsi, kuidas ma selle tehtud saan, kuidas ma tolle tehtud saan, nagu nii hea on olla ja see on hoopis teine asi.
vaadake, mis pakk mulle tuli. Nad panid mulle siukse armsa kaardi ka kaasa ja nad kirjutasid, et armas Anette, palju-palju õnne sünnipäevaks ja edu edaspidistes ettevõtmistes ning eesmärkide saavutamises. Sinu Noka. See on nii armas, nagu nii personaalne ja nii nunnu lihtsalt. Ma olen lihtsalt sõnatu, nagu terve kast Nokot. A serene melody weaves through the breeze, creating a soothing rhythm that mirrors the ocean's ebb and flow. The sound of distant gulls and the rolling tide add layers to the tranquil sense tape of this coastal escape. Ja ka oma sünnipäeva ma lõpetasin trenniga. Seekord oli kavas ülakehapäev. Aga mis ma tahtsin öelda, oli see, et mul oli imetore sünnipäev ja oli nii äge näha, kui paljud inimesed mind meeles pidasid ja üldse kogu see 25 eluaasta tuli lihtsalt nii ägedalt ja nii imeliselt, et midagi muud ma ei oleks osanudki soovida. Aga selleks videoks on kõik ning näeme juba järgmises videos. Tšau!